kell saab kohe 10 ja meil ei ole kodu. Ja me oleme ilmselgelt seal otsimisel liiga hilja peale jätnud. Läksime ülikooli asemel ühe otsa piletiga Kreekasse. Ja see on osa 4. Jõudsime siia esimesse randa. See on linnale väga ligidal ja siin on illegaalne kämpida randades. Ehk siis ma arvan, et me oleme mägedesse. Me nüüd kaugeneme tsivilisatsioonist. Lähme tundmatusse. Alustasime telkimisplatsi otsimisega. Kuule, jääme siia pinkide peale lihtsalt. No oleks võimalik, aga siin me ei saa koos magada, see on kurb. Kuule, siis tehniliselt saaks mööda rannajoon sinna. Mida siin on? Siin on nagu mingi jumala koobas. What the hell? Homme lähme küll seda ekspoorima. Siin olid kunagi kaevandused, need on vist need kaevandused. Tehniliselt me saame siia jääda, vaata siia panna nagu... Mõtida, siin tundub nagu siin oleks mingi räigelt putukaid. Keegi on siia kakanud. Tundub veits rõve. Iseenesest saaks siin paatides magada. Aga me saame paadis endale onni teha. Mõtle, mingi tüüp tahab hommikul kalale minna ja siis vaatab 2 matsi magavad siin. Ma lägas. Kuna Milos on vulkaaniline saar, siit igalt poolt leiab vulkaanilist kivi nagu obsidiaani. Viisin oma geograafiaõpetajale ühe ja siis ta oli väga õnnelik. Tavai, kuule, öö hakkab kätte jõudma, et öö on käes tegelikult, et lähme otsime mingi kohe endale. No siia väga ei saa panna, sest et see auto võib-olla tahaks liikuda nagu siit. Meil on ka võimalus, et me jalutamegi mingi 2 kilomeetrit ja jalutame tagasi ühte randa, kus me täna käisime nagu päevitamas ja ujumas ja värki. Lähme jalutame sinna. Tavai, lähme sinna. Siin on üks hästi kena baar, et siia tahaks kindlasti tulla tööd tegema. Ma mikkene tule. Vaata. Tellime trinke ja magame siin. Siin on see nightlight ka. Kus on reaalselt perfektne. 2 voodit, siia kõrvale saab pagasi panna, telk on pea kohal. Kuule, aga pulli pärast küsiks, et kas me võime magada siin? Teeme nii, et sa hoiad seda kotti ja siis ma hoian seda kamerat ja siis sa küsid. Kuule, aga ma veits kardan, ma ei taha ikka küsida küll. Mõtlesin, et sa küsid. Järgnev dialoog on hea näide sellest, kui üleväsinud me olime. Ma olen impressed, kui hästi see lens siin low lightis. Kuidas on impressed eesti keeles? Ma olen üllatunud. Ma olen üllatunud, kui hästi see lens saab... Objektiiv. Ma olen üllatunud, kui hästi see objektiiv saab low light. Tumedas valguses. Valgus ei saa tume olla. Pimedas. Ma olen üllatunud, kui hästi see objektiiv saab pimedas filmimisega hakkama. Yes, tegin ära. Kui minu aju lihtsalt ei funktsioneerinud, siis Maial oli päriselt kehva. Ma nagu nii väsinud, ma olen nii higine. Jaksa, nii nagu valusad kõik kohad. Sellepärast, et kott on nii raske. Tean, et paari päeva pärast, ma ei tea, keha harjub ära selle koti ja kõigega ja värki on palju lihtsam. Lihtsalt raske on. Vaesekene. Jah. Relate'in sinuga. Magame siin või? Siin ei tohi ju, vist peame ikka tagasi minema. Me leidsime koha. Okei, paneme nüüd selle telgi üles. Vähemalt tundub see telk väga lihtsasti kokku pandud. Meil on telk. Tunne on natuke illegaalne, aga täitsa savi. Meie poolt hea tööd. Läheme hommikul. Told us how we could reach the other side, and you start to doubt. I don't blame you 'cause I feel the same. Soolane. Ma varem ei ole väga suur sukelduja olnud, aga nüüd ma leidsin oma sukelduja tunge. See on nii äge. Mulle nii meeldib see. Lähme äkki kaldale ja lähme otsime midagi head Kreeka pärast süüa. Sööme saia ja ube. Need on gigantse oad, suured valged oad punases kasmes. Teeme lahti. Uja-manja-manja-maa. Nii mõnus on selle saia vahelduseks süüa natuke valkuga. Üldse siin Kreekas me oleme täiega mõelnud, et kuidas me saame oma nagu valku kätte, et me ju teeme päevast päevad trenni, põhimõtteliselt kandes neid suuri kotte. Võiks valku ka saada, et keha suudaks taastada. Oad ja mingi tuunikala vist ongi it. Mulle tegelikult väga ei maitse tuunikala, aga ja kada tuu, võtsu kada tuu. Ilma tuunikalaga on see, et mingid brändid on väga-väga halvad ja mingid on nagu väga-väga head.
ma arvan, et on palju inimesi, kellel on öelda, et tuunikala on jumala hea, siis nad on võtnud mingisuguse suvalise poest ja on jumala pask olnud ja siis ta nagu okei, mulle ei maitse tuunikala. Kui ta head prooviks, siis oleks palju parem. Näiteks see Lidli, see on jumala okei. Need Lidli suured õlis on jumala palju paremad. Vau! Kaugu magus. Peale söömingut läksime lähimasse rannabaari oma videoid editima. Avasime oma arvutit, olime valmis tööd tegema. Siis saan ma kõne Kristofurselt, kes ütleb, Maia, kuule, kus sa oled? Ütlen, et ma olen siin rannabaaris. Kuule, tule tänavale. Ja ta on umbes, ma ei tea, 100 meetrit eemal lehvitab mulle niimoodi.